No tšau! 2023 käisime oma armsa sööbö ja mehe Andrega ja väike venna Urmoga Saaremaal puhkusel ja meil oli kaasas ka mõnus seltskond. Tegelikult me selle puhkuse ajal olime ka Viljandis Andre ja sööböga ja Pärnus käisime venna juures, see oli ka päris mõnus, aga täna selles videos näitame siis enda Saaremaa trippi. Meil oli päris mõnus seltskond kaasas, pereliikmeid ja sõpru ja tead, selliseid retki on väga lahe võtta suurema seltskonnaga ette, nii et tahaks see suvi ka. Igatahes sööbö armastab nii väga ujuda, eriti meil oli tegelikult väga palav päev ja nii hea oli tal tegelikult käia ennast aeg-ajalt jahutamas. Algusest oli muidugi üsna kartlik, aga pärastpoole üsna julge. Alguses me siis võtsime ette Harilaiu retke ja see on tegelikult väga pikk matk, see tee on erinev, mul ei olnud kõige mugavamad jalatsid. Tee peal nägime ka mingi mega suurt ämblikuvõrku koos mega suure ämblikuga. Ja ma jälle mainin, et meil oli ülitore seltskond oli kaasas seal, et lapsed ja suured ja väiksed ja võtsime kaasa ka piknikustaffi, et siis seal vahepeal keha kinnitada. Urmo, mu vend muidugi on selline arbuusifänn, temal peab alati, mul on teine vend ka mega arbuusifänn, aga siis Urmo muidugi vedas selle suure arbuusi kaasa ja seda siis kõik hea meelega maitsesid ja nautisid ja muidugi see tegi kõigil meeleolu heaks. Ja peale kehakinnitust siis jätkasime oma matka ja tõesti, seal oli vahepeal ka selline liiv, et nii raske oli sellest sumbata, siis me otsustasime, et me jätkame oma retke mööda mere äärt, sellepärast, et seal oli natukene kergem kõndida, sest mingi liiv, mis nagu tee peal oli, mis sinna pidi viima, oli nii raske kõndida, see lihtsalt, ma ei tea, kõnnid ühe koha peal nagu. Ja siis seal Harilaiu tipus, see oli siis kindlasti seda retke väärt, ta on imeilus koht, seal on ka üks siuke majakas, mis ta on nagu pool viltu, vaade oli imeline, tunne oli võidukas, sest et me jõudsime lõpuni sinna, osad nagu läksid poole tee pealt tagasi, kuna lastega oli natukene keeruline sinna tulla, aga milline vaade, minu mees muidugi, aga see vaade ka oli mega äge ja tegelikult retk iseenesest oli. Ja siis me pidime terve selle tee tagasi veel kõndima, aga see oli ikka ettevõtmine, aga väga tublid lapsed, kes jaksasid selle ära käia. Siis me läksime veel Pangapangale ja sinna kogu rühm ei tulnud kaasa. Pangapank on ka imeilus koht ja enam-vähem nagu päike ei olnud veel loojunud, ilus päikesepaiste ja lihtsalt tore seltskond ja üliäge. Mälestused jälle. Seal on siis selline koht, et kui sa lähed sinna alla, sul on madal vesi, siis sa kõnnid sealt mingi maani ja siis järsku läheb mingi ülimalt sügavaks see vesi seal. Kui ma olin Pangapangal ära käinud, siis me läksime ka lossihoovi, läksime seda lossi vaatama, Kuressaare lossi, mis on kindlust. Me oleme seda muidugi varem ka käinud, aga kuna vend oli ka seekord külas seal, siis läksime, tegime natukene tuuri ja teinekordki. Nüüd peab mõtlema, et sellel suvel siis mingi uus trip, aga tagasi koju siis ja aitäh, suvi!